Tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Tänane video on siis väga pikalt filmitud. Täna on esimene päev mu selles filmimises. Nimelt siis ma lähen võimalikult palju prepin ennast enne Milano reisi, kuhu me Seidiga lähme. Nüüd ma võin juba öelda ka, me lähme Milanosse About You'ga influencerite award show ja me saime kutse, see pidi olema Euroopa suurim influencer award show. Tahan ennast korda teha selle jaoks ja täna ongi esimene stopp uues LN Beauty salongis. Lähme teeme mulle parafiinhooldusega jalahooldust ja vaatame, kust on natuke ära kulunud, sest aasta on juba möödas. Ma ei pea mitte midagi oma kulmudega ikka veel tegema. Aga sellised väiksed touch-upid, näiteks siit saba võiks lõpust tumedamaks teha. Et lähme teeme paar sükest asja juurde. See, mis ma juba edasi otsustan teha enne seda reisi, on mulle endale ka veel teadmata. Ma tahaks minna veits blondimaks. Ma tahan oma sõrmeküüned ise teha, hambavalgendusse, näohooldusesse. See kõik oleneb veel täiesti, aga alustame jah. Täna on 9. mai. Seega päris pikk ettevalmistus. Lend on natuke rohkem kui 2 nädala pärast, aga ma juba prepare'in. Mu suurim hirm on see, et seal ei pakuta kohvi. Ja ma nüüd olengi selle vahel, kus ma olen praegu kohvi. Ja siis salongis olen topeltlaksu all. Või ma ei joo kohvi ja siis ma salongis ka ei saa kohvi ja siis ma olen kuival. See on mu elu esimene pediküür, kus ma üldse kunagi niimoodi käinud olen, kus sul on erinevad jalavannid ja siin on nii puhas, siin on nii hea vlogida. Ellen, sa oled head tööd teinud. Aga jaa, me teeme mulle tavalise prantsuse maniküüri täna, sest ma olen ikkagi klassi lady ja ma ikkagi saan kohvi. Nii et win-win. Nii, basically mul on nüüd pediküüris käidud, aga kuna mul on tund aega pediküüri ja kulmude vahel, siis ma mõtlesin, ma toon kuskil sööma, sest ma olen söönud 2 ampsu banaani täna. Ja kuna ma kohvist veits värisen, sest ma olen nii vähe söönud, siis ma tulin esimesse kohta, mis mul siin Rotermannis ette jäi. Ma võtsin banaanipankoogid, mingi vegan kreemjuustuga, vett ja jasmiiniteed. Ja siis kell 2 ma lähen juba tagasi, kell on 13. Ja siis lähme teeme nüüd kulmud korda. Ma tahan vist natukene sissepoole tuua seda karva ja natuke kõrgemaks teha otsa, et ikkagi bad bitch välja näha. Aga varbad tulid nii ilusad, ma näitan ka teile pärast, saate veits tasuta varbad contenti. Ma olen väga rahul ja mu jalad on nii pehmed ja see naine, kes tegi, oli nii tore ja kogu salong on nii ilus. Well worth it. Soovitan kindlasti minna, ma panen nende Instagramiga kuskil siia LN Beauty. See näeb kõik nii fancy ja puhas välja seal. Nii et ma nüüd ootan hommikusööki ja siis vaatab edasi. Palun vaadake neid ja vaadake seda portsu. Oh my god. Nii, ma olen nüüd kulmudes, me joonistasime selle kuju uuesti paika. It's perfect. Need on nii detailselt samasugused, et I love it. Ja siis ma lasin siia ette veits paar karva juurde panna. Pretty. Ja see tuba näeb ka see nonno välja. Nagu ikka ülipuhas, üliasteetiline sööke vaade. Love it. Valmis. Vaata, need on nagu need, oh my god, kui suur. Oled neid pränke näinud, mis tehakse, et nagu it's ready. Aga siis nad teevad nagu ilusalt selle kuju, vaata, et jätavad lihtsalt, et sina saad praegu aru, et värv on nagu. Paksud kulmud on maas ju. Nii, 17. mai on kätte jõudnud, see tähendab, et reisini on jäänud ainult 7 päeva. Ja ma lähen juuksurisse täna. Ma vaatasin, mul on kulmud põhimõtteliselt täiesti ära paranenud. Pole mingisugust probleemi enam. Korra tuli õrnkoorikaga, see läks ka suht ruttu ära.
nii et ma sain täna isegi kulmukeeli esimest korda kasutada. Aga ma lähen juuksurisse ja goal tänane on see, et selle asemel, et ma kõik üle pea ära värvin, teeme pealt poolt ainult heledamaks ja hoian oma ülejäänud juukseid nii-öelda tervena siis siit alt ja siis lõikame otsi. Nii, nüüd on reisini jäänud 5 päeva ja viimased protseduurid lähevad käiku. Ma olen Natalia juures, kes mul podcastis ka käis ja ta teeb maailma ilusamaid ripsmeid, nii et koolutame, sest et nad on mul pulksirged, nad on ülipikad, aga nad on sirged ja ma tahan seda wow-efekti. Ja kui te tahate ka bookida, siis kõik info on siin ekraani peal. Minge kirjutage talle ja siis näeme pärast. Ootab sind siin. Dior. Nii, reisini on ametlikult jäänud vähem kui 48 tundi. Täna on 22. mai, kell on 21.32 ja ma töötlen praegu seda vlogi ja mul on homme, ehk siis päev, millal te seda vaatate, veel 2 viimast protseduuri. Nimelt aasta tagasi ma ei joonud peaaegu üldse kohvi, põhimõtteliselt üldse. Ja mul olid nii ilusad valged hambad. Ja nüüd, ma olen nüüd söönud ka, ma loodan, mul siin hamba vahel midagi ei ole. Aga kuna ma olen täielikuks kohvi ja Coca Zero sõltlaseks muutunud, siis mu hambad on paratamatult kaotanud oma selle sära. Ja kui ma tean, et must nii pilte tehakse, mul oleks vaja neid valgemaks. Ja siis ma lähengi homme Kokossera hambas, ma ei tea, kas see on hambavalgendusstuudio või see on mingi muu stuudio ka, aga Kokosserasse ma igatahes lähen, lasen valgendada oma hambaid. Ja siis homme ma näitan teile, mis seisus mu jalad ja mu kaenlaalused on. Nimelt ma lähen esimest korda elus vahatama ja mulle öeldi, et ma kasvataks oma karvad vähemalt 0,5 sentimeetriseks ja ma olen hullumas. Ma olen iga päev duši all ja ma mõtlen, ma võtan selle raseeri kätte ja ma lihtsalt tõmban ennast puhtaks, sest ma näen välja nagu jeti. Ja jah, ma näitan teile homme, millist mu jalad välja näevad. Seidi käis mul täna kohvri järgi ukse taga ja ma olin mingi oota, enne kui sa ära lähed, palun vaata mu jalgu. Ja ta reaalselt katsus mu jalgu teema. Oh my god, need on nii pikad, et need on juba krussis. Need päriselt on ka siuksed. Nii et mul ei ole teie ees saladusi, ma ei peida mitte midagi. Te näete homme mu väga karvaseid jalgu. Aga juuksed, ma tean, et ma sinna juuksuris käimisest klippi ei pannud, sellised juuksed tulid. Lisasime lihtsalt natukene heledust. I like it. Naturaalne blond on minu selle suve goal. Igatahes, ja näeme juba homme 23. mail kuupäeval, millal te seda vaatate, nii et tere tuleviku vaatajad. It's me from one day before. Ja tulge minuga seda piina kaasa elama, mis on vahatamine ja lähme vaatame selle Kokossera stuudio üle ja vaatame, kas ma saan oma hambad veits paremaks or no. See tomorrow. Nii, ma olen siin stuudios nüüd Kokosseras ja me hakkame valgendama mu hambaid. Sellised nad siis praegu on ja kuna mul homme Itaaliasse mineks, ma juba kuulsin, et tomatised pastad ja asjad on siuke pigem vältida mõnda aega. Kohvisõltuvus on reaalne sõltuvus ja see mu hambad täiesti ära rikun, nii et loodame, et siit tuleb homseks punaseks vaibaks veits ära.